Täna teeme maitsvaid grillribisid ja sügis on käes, kuigi õues saab grillida aasta läbi, aga täna teeme praeahjus. Ostsin poest sellised kenad ribid ja hakkame pihta. Kõigepealt võtame ära kelme, kui ta siin on. Vaikselt noaga ots lahti ja siis võtame appi paberi. Ja teine samamoodi. Tupsutame lihad kuivaks. Ja määrime sinepiga. Minul on teraline Dijoni sinep. Sinep siis selleks, et anda maitset ja et ka muu maitseaine jääks siia külge. Seejärel natukene soola, pipart, võib panna paprikapulbrit, küüslagupulbrit, aga mina panen täna sellist maitseainet, mille nimi on Good Shit, väga hea maitseaine. Grillimaailmast ostsin. Sobib kanale, seale, kõigele. Ja keerame ribid pärgamendi ja fooliumi sisse. Nii, mul on ta natuke pikk, aga ma keeran siit otsa 2 korra. Ja teisega sama. Ja paneme ahju 8 tunniks 170 kraadiga. Kaks tundi on möödunud lennul. Nüüd oleks vaja määrida glasuuriga. Katsume ta siit lahti lõigata.
tundub juba, et liha on hästi pehme. Ribiliha kondid on lahti. Niisiis glasuur. Ma ei hakanud mingit imeglasuuri kokku segama siin sojakastme, ketšupi, meega. Kõige tavalisem barbecue kaste. Jumalast hea. Määrite peale ja väga hea saab. Näete, laguneb juba laiali. See tähendab, et on hästi küps. Ja nüüd küpsetame glasuuri all veel 10-15 minutit. Enne jäi mul ütlemata, et glasuuriga läksid ahju 200 kraadiga. Aga nüüd on nad ahjus väljas, mingi 5 minutit jahtunud. Teeme väikese dekoratsiooni. Murulauguga. Ja aeg on degusteerimiseks. Küllap panite juba tähele, et tänane video on püsti asendis ja subtiitrid on all. Sellepärast, et maailm muutub, järjest rohkem vaadatakse telefonis. Proovime mõnda aega niimoodi, vaatame, kuidas mõjub. Aga nüüd on aeg degusteerida. Näete, kuidas kont tuleb välja. Nii peabki. Siis see näitab, et on hästi küps. Väga hea. No, ei saagi teistmoodi olla ju. Hea liha, hästi tehtud, mitte väga kõrgel kuumusel, 170, korralikult sisse mähitud. Niiskus oli sees, hautas nii pehmeks, et väga hea. Super! Ostke ribi ja tehke ahjus. Väike õlu kõrvale ja küll on hea. Varsti näeme.